no nii ütleme niimoodi, et ega vanemal Sportici mudelil pole häda mitte midagi. Tõsi ta on, et oma nii-öelda elutsükli lõpus sai ju see mudel tegelikult veel üsna viimastel kuudel sai see mudel tegelikult Baltikumi ühe Genoma linnamaasturi auhinna. Praegu nad seisavad siin kõrvuti, ütleme tegemist ei ole faceliftiga, meil on täiesti uus Sportici. Tõsi ta on, et esmapilgul võib-olla kaugelt vaadates tõepoolest on need nii-öelda välised gabariidid küll sarnased, aga tegu sisuliselt täiesti õieti täiesti teise mahinaga. On ka siin nii-öelda praktilisi eeliseid, eks ju, on kõrgendatud clearance, võib-olla kõrgem istumisasend, parem nähtavus seetõttu ja nii edasi. Teed nagu meil on, on ju? Ja, ka see täpselt, jah. Mis siis uus Sportici endast kujutab? Sportici, nagu mainisime, tegu täiesti uue masinaga ja masin iseenesest nüüd võrreldes vanasõidukiga on kõikides gabariitides suurenenud reaalselt. Võib-olla saab siin nii-öelda suurusele rõhudes öelda ka, et tegu on esimese Sporticiga, mis reaalselt on seest suurem, kui ta väliselt nagu justkui tundub. Oluliselt rohkem ruumi ees tagaistujatel ja mida ei saa märkimata jätta, on kindlasti sõiduki väga julge disain ja erakordselt küll juba Kiiale omane nii-öelda lisavarustuse rohkus. Ja väga julge disain eelkõige ka seetõttu, et meie uus vastne Sportici on ka Euroopas pärjatud IF disainerite väga kõrgelt hinnatud nii-öelda toote auhinnaga. Selle auto, ma ei tea, kas on mõttekas tuua, aga võiks ju mingi konkurendi kõrvale siia panna. Oleme võrrelnud nii-öelda sõidukit Toyota RAV4, Honda CR-V ja miks mitte ka Nissan X-Trailiga gabariitide poolest just eelkõiges. Sinna 7 aastat garantiid vist juurde teistel ei ole anda. Jah, et see 7 aastat garantiid on kindlasti üks meie selliseid nii-öelda lipuloosungeid ja siin ma võib-olla rõhutaks isegi, et tegu on just tehase garantiiga, mitte nii-öelda kindlustusseltsi poolt pakutava täiendava nii-öelda garantiipaketiga ja see on ainult üks nii-öelda erisustest võib-olla, mis eristab konkurente, et nagu eelnevalt ka mainisin, on kindlasti varustus see, mis peaks nii-öelda kliendi mõtlema panema meie sõiduki kasuks ja ka disain väliselt. Mul on hästi palju sellel aastal tulnud juba reisida erinevate automodelite tutvustusega ja olen käinud ka tehastes ja suund on selliste väikeste mootorite peale, enamus automodelitel, kus ma siis olen käinud, et kuidas Kiial on, kas ka tuleb selline 1-liitrine ja 2 turbot taha ja küll ta läheb? Kui me räägime konkreetsest mudelist Sportici, siis 1-liitrist mudelit nii-öelda tulemus ei näe. Küll on ka nii-öelda need üle-euroopalised CO2 normatiivide langused meil selgelt tunda ja võib-olla esimeseks nii-öelda üleüldiselt tunnuseks olekski see, et vahetanud on välja meie eelmise põlvkonna 2-liitrine vabalt hingav bensiinimootor, mille asemel siis täna pakume 1,6 turbo ülelaadimisega nii-öelda bensiinimootorit, mis on 4-päevaline nii-öelda siis oma veoskeemid. Mul on võimalus seda kõike proovida. Ma paar päeva sõidan sellega ringi ja eks ma olen omapoolse hinnangu, luban ausa hinnangu. Ma usun, et häbeneda pole midagi. Olen selle autoga nüüd 1 päeva sõitnud ja 1 päev on veel ees ja siiamaani on kogemus äärmiselt positiivne, et ruumi on siin ees küllaga ja ka täpselt taga. Rooli asend on mugav, mis loomulikult esimene asi astub sisse ikkagi mingist ajast on jäänud pähe ikkagi see Kiia ja Korea. Auto on kokku pandud Slovakkias üldse ja sees on ikkagi puhas nahk, ei ole tegemist siin mingisuguse plastikuga. Siuke värske nahalõhn on sees, aga eks see uue auto puhul vist ole tavaliselt nagu nii kogu aeg olemas. Et ma lubasin olla täiesti adekvaatne ja võib-olla üks asi, mille juures siis ma tooksin välja, mis mulle meeldiks teistmoodi, on siis see paneel siin on vähe nuppe. Näiteks me oleme Robert Rooliga selles mõttes täiesti erinevad inimesed ja arvatavasti ongi autojuhtiga on erinev. Et mulle meeldiks, kui neid nuppe oleks siin rohkem ja kõik see asi oleks kirju. Robbie ütles, et täpselt tema jaoks on siin piisavalt, mida vähem, seda parem, seda sõiduaeg rohkem häirib. Ja võib-olla on tal ka tõesti selles suhtes õigus, et kõik oluline on olemas, midagi puudu ei ole, kuid selline virvarr ka puudub. Ma ei tea, et võib-olla ongi see, et mulle meeldib ka kirkam selline auto peale, Robbie eelistab halli, et siit see kõik tulebki.
mina võtan kokku selle uue Kia Sportitsi, mulle ka eelmine mudel meeldis, kui ta tuli, ka see auto, esiteks ta on lihtsalt ilus ja uskuge mind, ma ütlen südamest, temaga on mugav sõita. Ma ei ole taga käinud nüüd küll kusagil looduses ronimas, põhiline minu sõit on olnud siin linnatänavatel, saab ka üle väiksemate äärekivide ja kui nüüd võtta veel trassi peal sõitu, siis on ta ülimugav, ta on ikkagi väga vaikne ja tõesti roolitunnetus on hea. Mulle see auto meeldib.